Septembrikuu on üks selline huvitav kuu, et suurem osa lugudest, mida me meie saatesse teeme, ulatavad kuidagimoodi ikka suvesse tagasi. Nii ka järgmine teema. Kus te sel aastal puhkasite? Kui vanavanemate tagastatud talumaadel telgis, siis tasub teil olla eriti tähelepanelik. Nimelt näete selline maja, mis siin minu selja taga on. Tal on suurust umbes 20 ruutmeetrit ja selle saab püsti panna loetud tundidega. Kuidas selle maja püstitamine nüüd nii kähku käib? Tõepoolest, maja püstitamine käib vähem kui 2 tunniga, et maja valmistame siis tegelikult valmis tootmishoones. See on Kõmsil, Hanila vallas selline ilus kohakene, kus siis meistrid selle maja valmis teevad ja siis vastavalt ette nähtud projektile, kuidas see maja tehtud sai, et ta kannataks tõstmist. Maja tõstetakse peale spetsiaalselt Raaversiga meie logistikapartneri suure sõiduki peale, spetsiaalse kraanaga. Ja siis nii jõuabki see maja kliendini hoovi, kus selle paigaldamine võtab vähem kui 2 tundi aega. Et nii see käib. No kujutage ette seda maja järve ääres või kuskil mere ääres, miks mitte, et sellise suvekoduna kindlasti kahtlemata väga mugav lahendus, et ta on nii kompaktne ja samas nii väike, et kindlasti on ta ka nii-öelda ostuhinnalt väga mõistlik ja taskukohane. Siin selle konkreetse hoone puhul on tegemist siin ka spetsiaalne köök sisse ehitatud koos külmutuskapiga, siin on pesemisvõimalused, tualett siis, ja kõik elektrid, kõik on ühendatud täpselt nii nagu peab. Meil on tehtud täna erinevaid mudeleid, nii sellest kombineeritud sellest konkreetsest mudelist kui ka erinevate klaaside lahendustega, katuste lahendustega, korruste lahendustega, siis neid on meil kokku circa 50 ja need on kõik täna internetis klientidele leitavad ja meie kodulehelt samamoodi. Selle konkreetse mudeli puhul on täpselt see, et selle ruutmeetrite arv ulatub täpselt sinnamaani, kus kliendil fantaasia piir võib ulatuda, et neid võib kokku liita, lahutada, üksteise peale tõsta, panna pikuti või risti ühendada, et nii kuidas jõud üle käib, et täpselt nii palju võib neid panna kõrvuti. Mainisid seda, et see tööstus, kus kohas te neid teete, on Kõmsil Läänemaal. Kui nüüd mõni Lõuna-Eesti mees tahaks ka järvekaldale sellist saada, siis transport, suure asja transport, see maksab üsna kõva raha. Kahtlemata transport on kulukas, aga selle peale me mõtlesime juba paar käiku ette täpselt selle maja suuruse pärast, et meie logistikapartneri andis meile teatud mõõdud, millest me üle ei tohtinud minna, et transpordi hind ei läheks väga kalliks, nii nagu tavaliselt suurte veoste puhul on, siis selle Lõuna-Eestisse viimine selle hoone transport siis on circa 500 €. Kui pisut sellest siis suuremad hooned oleksid kallid saateautod ees, taga, see klient oleks siis peaksid kõik selle kinni maksma, siis täna see osa jääb ära, et selle võrra on see hoone kahtlemata ka soodsam. Me tuleme vastu iga kliendi igasugustele soovidele, kõik mis vähegi võimalik võivad pähe karata, et võib julgelt küsida meie käest, et me kindlasti kedagi hammustama ei hakka ja näpuga ei näita, et me võtame kõik soovid kuulda ja me kindlasti saame alati kokkuleppele. Sauna variant on ka juba olemas. Muidugi on fantastiline variant, oleks selline saunamaja, ma arvan, et ja meil on olemas loomulikult. Internetilehekülg, kuhu pilku võita? Jah, greencube.ee ehk siis rohelinekuubik.ee inglise keeles on see leht, kus meie tegemistest leiab ja kindlasti ka kinnisvaraportaalidest, kus meie edasimüüja meid kindlasti igal pool reklaamib, et sealt leiab ka meid kindlasti ülesse. Teema lõpetuseks olgu öeldud, et kuna tegemist on sellise transporditava majaga, mis on tõstetud auto pealt maha või sirge või silese aluspindki teinekord juhtub olema, vaatasin maja üle kriitilise noriva pilguga, et kas ma leian kuskilt pragusid. Ausalt öelda ei õnnestunud. See on ka üks märk tehtud töö kvaliteedist.